Nii, tule sisse ja siis varsti vasakule. Tervist. Tere tulemast meie Tartu maantee kontorisse. Sa ei ole käinud vist siin? Siin ei ole käinud. Ja, kohvi? Ei, ma ei soovi, aitäh midagi. Sa ei soovi kohvi? Aha, et tahad ringi vaadata? Kusjuures natuke vaataks, sest ma olen siin käinud ju kohtuistungitel. Just, sina ju oled see, kes on siin kohtus käinud. Ma olen siin kohtus käinud, kui mitte kohtu all. Ja. Näed, sa siin käivad külalised, just käis India saadik, keegi ei ole viitsinud veel kokku korjata seda staffi. Vanasti ma saan aru, siin istusid need, kes mõistsid ja siin need, kelle üle mõisteti. Ja, täpselt. Nüüd on pigem vastupidi, et muu laud on nagu seal ja siis külalised siin. 1, 2, 3. Vendetra. Väga hea, sobib. Tere tulemast kuulama esimest president Kaljulaidi taskuhäälingut, millele panime nimeks presidendi sõna. Mina olen saate toimetaja Mattias Tammet ja minuga stuudios on president Kersti Kaljulaid. Räägime oma saadetes huvitavatest olukordadest, protsessidest ja sündmustest, mida Eestis oluliseks peame. Ja püüame seda teha nii, et oleks põnev kuulata ja kaasa mõelda. Debüütosas räägime valimisjärgsest jamast parlamendis, aga tuleb tunnistada, et intervjuud on lindistatud enne, kui kõik suveks maha rahunes. Enne kui me saatega peale hakkame, siis Kersti, kas sa oskad sõnastada, mis meil siin viimasel paaril kuul üldse Riigikogus toimus? Kui me räägime koalitsiooni esindajatega, siis nad kurdavad, et tööd ei saa teha, teiselt poolt kinnitavad, et aga komisjonides juba ennetavalt kogu töö nagu käib, eks ole. Kui me räägime opositsiooni esindajatega, siis nad möönavad, et niivõrd kahjuliku valitsuse tegevus tulebki peatada ja üks viis seda peatada on mitte lasta neil parlamendis oma seaduseelnõusid realiseerida. Ja siis ütleme erinevad versioonid sellest, siis päevast päeva meil ka kehtivad Riigikogu töös sellised paradigmad. See tundub nagu mingis mõttes tavaline poliitkemplus, aga miks see ärevuse tase siis nii kõrge oli? No sellepärast, et tavaliselt on kembeldud ühe asja ümber, nüüd kembeldakse selle ümber, kas üks institutsioon üldse töötab, kas üks institutsioon üldse realiseerib oma põhiseaduslikke õigusi või ta seda ei tee. Et sellist olukorda meil ei ole varem olnud. Tegelikult meil oli näiteks arutelu selle üle, kas selline valitsus, kus ongi nii vähe ministreid, nagu oli Kaja Kallase valitsuses, kui ta viskas Keskerakonna välja, et kas see üldse on valitsus, see arutelu peeti ära, leiti, et on legitiimne olukord ja valitsus jätkas oma tegevust, nii et ega siin on neid innovaatilisi lähenemisi valitsemisele on olnud viimastel aastatel palju. Ja üks suur põhjus selles on, et meie poliitiline kultuur on kiires muutumises. Mõned asjad, mis praegu tehakse, on halvad ja mõned asjad on head, aga mis on mis, sedast me saame hiljem aru, praegu ei saa. Aga mis iga päev parlamendis toimub, siis vähehaaval on ju nagu tööle ka hakatud, et ma just lugesin Peeter Rebase ülevaadet sellest, et ta vaatas, kuidas Riigikogu arutas abieluvõrdsuse küsimust. Et kahtlemata oli see parlamendi töö, mis toimis ja näitas meie rahvasaadikute arvamuste paljusust, uskumuste paljusust ja seda, kui hea tegelikult on, kui need keerulised küsimused Riigikogu saalis ette võetakse. Tänast saadet alustame endise riigikontrolör Allar Jõksiga, kes on tõepoolest advokaadi ametis meie väikses kontoris käinud, kuivõrd see asub endises kohtumajas. Räägime veel Riigikogu opositsiooni esindaja Tõnis Luukasega, Riigikogu koalitsiooni esindaja Toomas Kivimägiga ja Tartu Ülikooli õppejõu Marju Lauristini ja tudengitega. Mina olen palju virisenud selle üle, et Eesti parlament on sättinud ennast mugavasti tagaistmele. No ja nüüd me leiame ennast olukorras, kus ma olen sunnitud tõdema, et jumal tänatud, et nad seal tagaistmel lärmavad, et mõtle, kui nad roolis niimoodi käituksid, et siis oleks ikka päriselt halvasti on. Et mis see sinu selline tunnetus selle tänase olukorra kohta on? Lühidalt ma jagan sinu muret sellepärast, et milline Eesti demokraatia on ja milline ta saaks olema 3, 5 või 10 aasta pärast meie lastelaste täiskasvanuks saamisel, aga samas ma ei jaga ka seda
hirmu, mis nüüd siin eelmisel, üle-eelmisel nädalal valitses, et meil on põhiseaduslik kriis, meil on demokraatia kriis, kui me vaatame nüüd natukene rahulikumalt järgi, siis 7 või 8 päeva parlament ei töötanud, nüüd talle töötab, 1-2 pärast me seda üldse nagu ei mäleta ja et seetõttu ma arvan, et milleks võib seda nimetada, on see oli hetk, kui see poliitiline kultuuritase toodi nagu väga selgelt esile. Tihtipeale on ju nii, et me tunneme inimesi või meil on lapsed, ta vahepeal on nagu hea, ja siis vahepeal tuleb tema halvem pool välja. Ja siin tuli tegelikult välja nii-öelda mõlema koalitsiooni kui ka opositsiooni halvem pool. Ja ma sama hästi võiks öelda, et mina nägin demokraatia kriisi alget näiteks 2020, kui kohe peale, see oli siis eriolukorra lõpetamist, toonane Jüri Ratase valitsus tuli välja ettepanekutega kaotada ära erakonna rahastamise mingisugust reeglid. Või tuletan meelde, et täpselt 11 aastat tagasi, just kalendrist torkas silma, et Silvergate aitab valelikust poliitikast, Ämma Safe ja nii edasi, nii edasi. Et kui seda praegust olukorda vaadata, siis ma ütlen, et see ei olnud ilus, mis seal kõik oli ja sellega tuleb tegeleda, aga ma teda kriisiks ei julge nimetada. Lähme sündmuspaigale. Riigikokku. Tervist. Nii, tervist. Enamik riigikogulastest saavad endale uue koosseisu alguses loosiga kabinetid. Tõnis Lukas tõmbas endale sellise kõrre, et sai endale õige pisikse kabineti. Vaatage sisehoovi. Okei, aitäh sulle. Kunnas on siin näiteks ja tema on siin juba pikemalt. Sinu naaber või? Jaa. Aga tal nagu on... Seinad kostavad läbi täiesti. Väga hea, siis sa oled EKRE infoga pidevalt arustatud. Me oleme mõlemad kaunis vaiksed inimesed. Väidetavalt olevat eelmine asunik olnud Mihhail Stalnuhhin. Aken on lahti ja hoovist kostuvad aeg-ajalt suitsetajate hääled. Et see portsu otsa sattumine on mul ju vabatahtlik, ise kandideerisin. Ja see, et nüüd oleks asjad väga palju rohkem, või ütleme, käest ära läinud või et see on kuidagi, ma ei tea, ootamatu või seda oleks saanud ära hoida. Ma ka ei oska öelda, ma tean samamoodi, et teiste riikide parlamendis on ka igasuguseid traditsioone kaasa arvatud naeruväärseid välja kujunenud. Aga ma olen nõus, et ka nüüd esmane kohtumine üle aastate Riigikoguga oli küllaltki ootamatu, aga Riigikogu liikmena. Tegelikult mul väike soojendus oli olemas, sest ma olin 2 korral viimase 4 aasta jooksul olnud valitsus, infotundides käinud. Aga jah, ütleme, ma ehmatasin ikkagi päris ära, kui ma sattusin sellisesse protseduuriliste küsimuste melusse, et ma arvan, et eelmise koosseisu ajal lasti see protseduuriliste küsimuste selline, ma ei tea, džinnpudelist välja või ütleme, seda ei saa kuidagi enam tagasi. See on nagu päris huvitav, et ma usun, et ükskõik, kellega me räägime koalitsioonist või opositsioonist, siis nad kõik räägivad sellest, kuidas asjaolud on nagu sinna kujunenud. Ja tegelikult ju oleks kas või see sama protseduurika küsimus, sellest oleks ju lihtne üle saada, lihtsalt lepite omavahel kokku, et nii ei tee. Et see läks nagu üle piiri kollektiivselt, et enam nii ei tee, on ju. Kas sa mõtled kujunenud selles mõttes, et see on ise läinud niimoodi, mitte et inimesed see on seda nagu teinud? samamoodi nagu 3-aastane ütleb, et läks katki. Ja ütle mitte kunagi, et tegin katki. Ega täiskasvanu ka tegelikult ikka läks katki. Läks, siin võib öelda, et läks mingisuguse kollektiivi töö tulemusena, mitte ühe isiku töö tulemusena, aga läks katki. Mitte tegime katki. Kas see mingis mõttes ei ole natukene paratamatu, et see 101 inimest on ikkagi süsteem. Ühe inimesena sa ei mõjuta seda süsteemi piisaval määral, et see nüüd totaalselt muutuks. Ei nõus, aga parlamendi töö ongi ju see, et sa otsid omale nagu kaaslasi ja mõttekaaslasi ja hakkad siis koguma otsast, teed algatuse, et proovid võimalikult palju kolleege ära veenda, vaatad, mis välja tuleb, et mul ikkagi tundub, et nagu see, et see on nagu lihtsalt asjad juhtuvad, et see on nagu lubamatu seisukoht, see on ainult 101 inimest. See ei ole 1,3 miljonit inimest, et kõik peaksid astuma ühte jalga, ainult 101 inimest, et peaks olema võimalik luua koalitsioon selle toetuseks, et katsume tagasi pöörduda või minna edasi mingisuguse teistsuguse parlamentaarse kultuuri juurde, kus me ei raiska üksteise aega. Sest seadusandlikult on sellist kultuurilist
fenomeni natuke raske takistada ja see tegelikult teeb selle meeleolu Riigikogus ikkagi kaunis ebameeldivaks kohati, sest protseduuriliste küsimuste esitamine teatavasti on alati olnud võimalik ja mõnikord on need aga olnud protseduurilised. Aga nii, et sa võtad järjest 10 või 20 või 30 protseduurilist ja tegelikult esitad oma poliitilisi seisukohti, ei ole seda kunagi tõlgendatud. Ma arvan, et eelmise koosseisu ajal juhatus lasi selle asja käest ära ja ma tunnen ennast ka ikkagi kohmetult ja pisut ebameeldivalt seal. Kusjuures mulle ka nagu meenub, et kui Toomas Savi või Ene Ergma või Eiki Nestor oli seal puldis, et siis tegelikult ikkagi tuli ette ka seda, et Riigikogu juhataja ütles, et nüüd aitab, et nüüd me läheme nagu asjadega edasi ja keegi ei seadnud küsimuse alla tema õigust minna asjadega edasi. Et nüüd on ju nii, et kohe on ju Riigikogu liikme sõna ära võetud ja nii justko ei kõlba teha. Et kust see muudatus üleüldse tuleb? See ei ole ju ühegi seadusega seotud, see on puhtalt komberuumi küsimus. Et ikkagi minnakse järgmise protseduurilise peale. Et ikkagi... Ei lõpetata ära, kui spiiker ütleb komberuumi küsimus. Ma arvan, et see on mõnes mõttes ka selline poliitiline loogika või asjaolude kokkulangevus, sest eelmise koosseisu ajal vahetusid need koalitsioonid ja peaminister sattus oma endiste partneritega koos Riigikokku. Ja tema oponent sattus valitsust juhtima. Järelikult, kui nende vahel oli teatav rivaliteet, siis endine peaminister, ütleme siis, ma ei taha öelda, et ta nautis, aga ta põhimõtteliselt ei taltsutanud piisavalt õelutsemist siis uue peaministri aadressil. Ja oma küllaltki värskeid alles olnud partnereid ei suutnud piisavalt siis vaos hoida või manitseda ja sealt see käest ära läks. Nii et ma arvan, et niisugune poliitiline loogika ja isiklikud suhted koos kombinatsioonis viisid selle niisuguse paisu tagant sellise voolu vallandumiseni. Aga ütleme, mille ees ikka iga põlvkond seisab, kui ta on natuke küpsem, ta ütleb järgmine põlvkond, ma ei tea, kas ei ole meie vääriline või on hukka läinud ja tegelikult ta eksib. Eks ju, samamoodi me eksime, kui me ütleme, et nüüd midagi nii hullu pole kunagi varem juhtunud. Midagi sellist ei ole varem juhtunud, aga kuidas me seda võrdleme, hullu või mitte, kui toodi näiteks Riigikogu esimehe nimest tulenevalt, eks ju, eestlane ütleb nimi Eeriku meest, aga toodi Nugise topis hoopis või kuningriiklased tegid siin igasugust nalja, eks ju, keegi on lasknud siin ka nii-öelda valgetest parlamendi jõududest, kellest praegu esindajad on koalitsioonis, on lasknud lausa mingit stardiraketti või midagi, eks ju, saalis tongid laiali. Et selliseid asju, mida öelda, et aga enne on ka tehtud. On tehtud enne ka. Nii et ei tohiks sinisilmne öelda, et nüüd on siis kõik täiesti käest ja et nüüd on riik seisatud. Ma arvan, et nende juntimiste ja muud laadi obstruktsioonide puhul, ka kui Reformierakond tuli, eks ju, tuhandete muudatusettepanekutega, mille hulgas oli täiesti absurdseid, et kas Eesti peaks kuuluma või ma ei tea, Eesti Nõukogude Liitu või kuhu ja igasuguseid selliseid asju tuli massiivselt peale, siis oli ka ju blokeeriti tegelikult Riigikogu töö ikkagi nädalateks. Aga me oleme selle kännu tagant, nagu ütleme, riik pole seisma jäänud ja ma arvan praegu ka, kas kindlasti ei jää riik selles mõttes seisma, et siis tuleb läbi rääkida. Tuleme Tõnise juurde pärast korraks veel tagasi, aga käime vahepeal ära Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi juures, mis osutub veidi keeruliseks ülesandeks, sest et kes Riigikogus on käinud, need teavad, et maja ülesehitus on, ütleme, loominguline. Ikka sama, kus oli Seeder enne. Nii et seal teine korrus, seal tiivas. Ma näitan meile, kuidas me sinna võiks umbes sattuda.
kunagi ju Laari valitsus ju alustas veel selles majas, ega siis ka teate, oma käigurajad olid selged ja muidu. Ma olen Riigikogu ruumides töötanud isegi, ma täpselt ei mäleta 1,5 aastat näiteks. Mart Laari teise valitsuse algusajad olid ju seal ja peaministri büroo oli seal, kus praegu on Riigikogu esimehe kabinet, siis sealt näoga ukse poole seistes siis vasakule olid mõned latrid, kus siis nõunikud töötasid. Jube hea oli, seinu ei olnud, selles mõttes, et info liikumisega tekkis alles Stenbockis üldse mingi idee, et on probleem, et seal kunagi ei olnud. Aga ja ma olen seal majas käinud, aga ma pean tunnistama, et ma oskan seal majas minna kohtadesse, kuhu mul on asja olnud minna, aga selles majas on ikkagi palju ruume, millest ma mitte midagi ei tea. Siin on ka, jah. Aha. Hüppan korraks asjadest ette. Toomas on sinuga nõus, et Riigikogus peaks sõlmima rohkem kokkuleppeid. Aga ma lõpuks ei saagi täpselt aru, et kust see initsiatiiv peaks tulema või kuhu see kinni jääb, kui kõik näitavad näpuga üksteisele, et me küll tahaks, aga ma saan aru, et see on ka loogiline asi, mida lihtsalt öelda, isegi kui sa seda tõsiselt ei võta. No ma mõtlen, et see, mis nad meile ütlevad, see ei tähenda ju, Toomas ju viitab ka, et tegelikult seal ikkagi kulissides toimuvad päris aktiivsed kokkupuuted ja arutelud, et kuidas me edasi saame ja kui me nüüd vaatame siis natuke aega edasi, siis ongi saadud, et kuskil on midagi muutunud natuke ja on juhtunud ja on ka mõned asjad edasi hakanud argnema. Lihtsalt läinud võib-olla tavapärasema protseduurika juurde, et tulevad umbusaldusavaldused ja kõik nii edasi, et ega ka see nii-öelda paigalseisev Riigikogu tegelikult selles oma tegevuses ikkagi evolutsioneerub. Et see, et kõik osapooled ütlevad, et meie väga tahame kokku leppida, et seda võib võtta nagu lihtsalt sellise tavalise lastejutuna, et mina tahan, aga tema. Teine variant on võtta seda heatahtlikult, nad tahavadki tegelikult kokku leppida ja küll nad üks hetk lepivad ka. Ja sa oled üks neist, kes võtab seda heatahtlikult? Jaa, ma olen kindlasti üks neist, kes võtab seda heatahtlikult, sellepärast, et ma ei usu ilma peale, et Eesti Vabariigis on Riigikogus enamuses inimesed, kes taha tegelikult Eesti riigile head. Et ma ei ole valmis ja võimeline seda uskuma, et kui mul tekiks selline tunne, siis ma ei tahaks ju olla selles riigis maksumaksja või kodanikuna, et õnneks ei ole mul mitte kunagi sellist tunnet tekkinud. Riigikogu esimehel ja aseesimeestel on suuremad ja vägevamad ruumid. Ei midagi väga edevat, aga laed on kahtlemata kõrged ja toad suuremad. Mis tähendab raadio ja podcastinduse mõttes siis seda, et kajab vägevalt. Jah, printsiibis küll, aga selle eeldus on tahe. Selle eeldus on ikkagi tahe minna sinna tagasi normaalsusesse, kus me nagu olime, et kui seda tahet ei ole, siis võib istuda ju lõputult maas ja ütleme, et ega siis neid kompamisi on ju tegelikult ka käinud. Ma ei taha minna konkreetseks, aga ka sel nädalavahetusel üks opositsioonierakonna esimees helistas minule ja samamoodi käis välja ühe võimaliku lahenduse, aga ütleme, et see hind on väga sisuline selles mõttes, mis jutt on ühest konkreetsest eelnõust, mille puhul lihtsalt soovitakse, et seda eelnõud sellisel kujul ei ole. Et küsimus on nüüd selles, et kas see on siis kompromissettepanek või on see pigem ultimaatum. Et mina ütlen, et pigem on see nagu ultimaatum, eks ju, et võtke umbes see eelnõu tagasi, eks ju, et siis sellisel juhul me lubame, et midagi sarnast me lähiajal vähemalt ei korralda, et selline konkreetne pakkumine on tehtud ja ma ei arva seda, et see tahe peaks tulema ainult opositsioonist, et lihtsalt ütleme meie valmisolek loomulikult ja ütleme ka meie huvi ju tegelikult, ütleme koalitsiooni huvi seda klaarida on selgelt suurem kui opositsiooni huvi, sest nemad on meile selle müüri ette ehitanud, need samad 500 pluss arupärimist ja ma ei tea, 100 pluss eelnõud, mida me nüüd, need tähtad õnneks saabuvad sügisel alles, millal peab neid menetlema või nendele vastama hakkama. Aga meie jaoks on see müür, nende jaoks ei ole, nemad naudivad seda olukorda, nad on rõõmsad enda eest Riigikogu umbe. Et selles mõttes nagu meie tahte tagasi kindlasti üle, küsimus on selles hinnas. Küsimus on hinnas, et ma küsin nüüd vastu, et kas opositsioonil on õigus nõuda seda, et üks mingi väga põhimõtteline koalitsiooni, ütleme, väärtusküsimus, et me hindame selle kategoorist ümber, me ei tee seda. Minu arust tegelikult on lahendus olemas ja see lahendus on kättesaadav koalitsioonile, kes on enesekindel ja tugev ja usub, et ta küsib kauem kui 1 või 2 aastat. Ja see lahendus on lasta õhku vahele. Mitte üritada korraga menetleda kõiki koalitsioonilepingust tulenevaid või siis koalitsioonipartneritele üliolulisi muudatusi ühe korraga.
et noh, selles mõttes, et kuhu meil saab ikka nii kiire olla selle peretoetuste tagasimuutmisega näiteks küsimus. No see maksab raha ja riigil ei ole raha. No see maksab jah raha, aga kui me siis lükkaksime edasi ka selle maksuseaduste arutelu ja näiteks keskenduksime praegu sellele suurele inimõigustega seotud küsimusele, mis on siis abielu lubamine samast soost paaridele või noh, vastavalt maitsele, valige välja, aga laske õhku vahele, et hajutage ajas need oma eelnõud ära, siis tekib teil õhuruumi ka selleks, et noh, üks eelnõu kaupa erinevate opositsioonipartneritega midagi läbi rääkida ja näidata ühiskonnale, et te püüate läbi rääkida, sest noh, praegu on jube lihtne võtta see ohvri positsioon ja karjuda, et nad teevad kõike korraga nii kiiresti, me ei jõua isegi nagu, me ei jõua nagu ree peale. Keegi ei jõua. Ei jõua need, kes on huvigrupid, ei jõua parlament, et noh, tore, teil on mitu hästi erinevat seaduseelnõud, kusjuures ka selliseid, mille mõju riigieelarvele on ju vastassuunaline. Maksuküüru kaotamine, mida ma isiklikult toetan tegelikult, aga ma oleks toetanud kõrgemat tulumaksumäära, noh, maksumäärana ja mitte käibemaksu tõstmist, eks ju, maitse asi, aga see kannatab ka oodata ja see on ju eelarvele negatiivse mõjuga otsus. Ehk et kui koalitsioon on tugev ja veendunud, et nad peavad vastu kaua, siis neil tegelikult on üks väga lihtne tööriist, ongi see, et laske õhku vahele. Võtke üks asi korraga, seletage seda avalikkusele, tooge avalikkust rohkem enda selja taha, võtke ära vastased see võim, et näete, me ei saagi ju arutada. Ma ei näe nagu ühtegi nendest seaduseelnõudest praegu sellisena, millega nagu tõsiselt väga nagu põleks, sest suurima mõjuga neist eelarvele on maksuküür ja see on hoopiski eelarvele negatiivse mõjuga. Maksuseaduse üle ma ei näeks üldse ühtegi probleemi, kui parlament istuks maha ja arutaks ja näiteks valitsus, olles selle ära kuulanud, tuleks välja otsusega, et tulumaks on 23, aga käibemaks on 21. Mu arust oleks väga ilus žest ja väga ilus näide, kuidas parlament suudab mõjutada reaalset riigi tööd. Jah, ütleme, et ega siin nagu lihtsalt lahendusi ei ole, et noh, ütleme, et kui ma nagu ka uurisin, et kui see olukord nagu tekkis, eks ju, et kas siis, ma ei tea, Riigikogu kodutöökorra seaduse nii-öelda, kes tol hetkel seda nii-öelda kokku kirjutasid või noh, nii-öelda kaasa töötasid, et kas nad mingit sarnast olukorda nägid nagu ette, sest nad just ei, et nad ei näinud midagi sarnast ette. Ja isegi kui oleks näinud, ega sa ei saa kõik ära just, absoluutselt, ma olen sellega 100% sinuga nõus, et see oleks ka jabur, kui me hakkame sarnaseid asju nii-öelda vältima või välistama või noh, siis see seadusandlus muutub hoopis millekski muuks, et selles mõttes peab jääma ikkagi ka sellist nagu tõlgendamise ruumi ja noh, ütleme, et ja noh, kui rääkida üldse nagu mainest, siis ega siis siin ei ole midagi öelda, selle maine kujundavad need 101 Riigikogu liiget, kes siin on. Et noh, loomulikult kellegil on mõnevõrra suurem roll, kellegil mõnevõrra väiksem roll selle maine kujundamisel, keegi loob seda positiivset mainet, keegi loob seda negatiivset mainet, aga veel kord, et see on nagu üks ja selge, et siin ei ole mitte kellegil teisel kui sellel 101 inimesel vaadata peeglisse. Mitte keegi teine ei kujunda Riigikogu mainet kui meie ise. Aga äkki osad ei tahagi, et Riigikogul on hea maine. Vaata 30-ndatel ju ka kuidagi see maine suruti nii alla, et kui siis riigivanem pani Riigikogu kinni, siis nagu noh, suurt pahameelt nagu järgnenudki, et noh, tegidki tola siin. Kusjuures ma olen täiesti veendunud selles, et mingi osa Riigikogu liikmed ei olegi huvitatud sellest, et Riigikogul oleks hea maine ja noh, ei taha siin noh, mõistagi mitte liiga konkreetseks minna, aga ütleme, et vaadates kas või seda, kus ütleme ikkagi üks erakond on nagu eitanud ka valimistulemusi, siis otse loomulikult temale sobiks väga hästi, kui Riigikogu maine ongi väga halb ja nii et see on noh, selles mõttes ikkagi täiesti teadlik tegevus. Lähme korraks Tõnis Luukase juurde tagasi, sest et tal selle Riigikogus tola mängimise kohta oli päris huvitav point, millest me pärast ka rääkisime. Vahepeal on siiski selgunud, et Riigikogus mitte ei mängita tola, vaid ollakse klounid. Et tolle lindistusajal me seda vist veel ei teadnudki. Kuid siiski ma näen selles nagu päris tõsist ohtu ja riski ikkagi nagu meie riigi kas sa ei näinud teatud riski, kui sa ise, noh, ütleme siis, ma ei taha öelda politiseerisid erakonna poliitilises mõttes, aga teatud määral eskaleerisid mingit niisugust noh, tunde või sõnaküsimust, noh, ma isegi ei ütle selle pusaga tulemist, sõna on vaba, aga no näiteks, kui sa Marti Kuusiku puhul tõusid püsti, läksid ära. Nüüd on selge, kohus teda ei mõistnud süüdi. Ütlesin sel samal päeval, et kui kohus teda süüdi ei mõista, siis ma olen esimene, kes vabandab ja ma ka tegin seda. Jah, aga ütleme siis, kui minister annab
ametivande, president lahkub, seda võib ka pidada negatiivseks sellise, aga sel hetkeline põhjendus sinu jaoks oli olemas. Aga võib öelda, Riigikogu poolt võib öelda, et see oli ka teatud määral Riigikogu alandamine, eks. Et kusjuures tollest päevast mõeldes, siis ma nagu mitu korda mõtlesin, et kui ministrid tegid seal ka igasugu muid vahvaid käemärke, et kas võrdne kohtlemine eeldaks nagu üldse ära minemist, aga ma ei julenud minna. Sest mul ei olnud ka see protseduurika selge, et kas see minu kohalolu seal on, ütleme, sellest aspektist nagu vajalik, et kui mind seal ei ole, kas siis valitsus üldse on ametisse astunud. Ja ma ei saanud nagu ära minna, kuigi mulle tundus, et ühel hetkel nende käemärkide ja kõige selle peale, et peaks üldse ära minema. Selleks, et kuulajat ärkvel hoida, siis teeme veel ühe põike. Tartus saab teatavasti targemaks. Esiteks on seal Tartu Ülikool, teiseks on seal Marju Lauristin. Ühendasime need head küljed, ehk siis saime ülikoolis Marjuga kokku. Lisaks temale veel ka poliitika ja ajakirjandustudengitega. Selleks aastaks oli aktiivne õppetöö küll juba läbi ja kraadid käes, nii et seda toredam, et paarkümmend tudengit tuli meid ikkagi kuulama ja juttu ajama. Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut asub Toomemäel endises sünnitusmajas, nii et kõik praegused ja endised tartlased saavad õppida või õpetada samas ruumis, kus nad on sündinud või sünnitanud. Eile Tõnis Lukas sõitis mulle sellega endale sisse, ütles, et aga sa ise ka tulid Riigikogu saali loosungiga, sinna ei tohi tulla loosungitega. Et sa tulid loosungiga saali ja vähe sellest jooksid sisse ja välja, kui ühte ministrit ametisse nimetati. Et selles mõttes mina tunnistan, et mina ei ole ka nagu patust puhas, et sina oled, aga mina muidugi tegelikult olen. Ja ma pean ütlema, et meie kaalutluste hulgas tollel hommikul, vaata, meil oli väga kiire, sest et ütleme, et see info avalikuks tuleku ja ma sain tegelikult saalis istudes telefoni peale sõnumeid, et kas on, kas ütleme, et kui on tulnud mingi ajalehest veel ja veel, et siis ikkagi tuleb nagu ära tulla. Ja siis ma nagu tegin seda, et ma tulin sealt ära, aga sellega ma täpselt samamoodi murendasin, ma saan aru. Absoluut, aga see on nüüd hea, sa ise arutad sellele, ise otsustad, ise hindad ennast, olles ise olnud institutsioon, selles ongi see, et siin on üks inimene ühtlasega institutsioon ja temal on tegelikult võib-olla selles mõttes lihtsam vaadata peeglisse ja mõtelda, kuidas ma siis nüüd tegin ja mis ma edasi teen. Aga kui meil on tegemist niisuguse 100 inimesega, kes on kokku institutsioon, siis see on väga palju keerulisem. See enesekriitika tegelikult ei ole siin väga hästi võimalik, sest seda võetakse kohe kui teiselt poolt tulnud rünnakut. Mulle väga meeldib see, et te mainisite sõna on vaba momenti, sest minu meelest esiteks oli väga ikooniline, aga just selle kriitika osas nagu ma mõtlen, et kui riigi institutsioonid, eriti Riigikogu, mis on kõige olulisem institutsioon Eestis, on nagu lagunemas või ei tööta enam normaalselt, siis kas just sellise obstruktsiooni nagu kasutamine või selliste viiside kasutamine, mis tegelikult ei ole viisakuse juures, ei ole nagu ainuke vahend või selline appikarja justkui, et nüüd me peame midagi muud tegema, sest et lihtsalt see, et keegi räuskab ja ma vastan viisakalt või me kõik nagu, see süsteem ei tööta, aga me käitume ikkagi üksteise vastu viisakalt. Ma ma ütlen palun, aitäh kõik see, aga sügaval on miski nagu tugevalt katki, riik on lõhestunud. Siis kas see viisakus aitab või just peaks nagu tegema selle mingi hetke, kus on see obstruktsioon, kus keegi rikub mingeid reegleid ja siis me vaatame koos, meil on tõsine probleem ja nüüd me tegeleme selle probleemiga süvitsi, mitte me ei istu maha, ütleme, et palun öelge nüüd üksteisele vabandust, ärme rohkem niimoodi tee. See, mida lugupeetud tudeng ütles, on minu mure ka olnud nende vestluste käigus. Raske on kuidagi vaielda selle mõttega, et tõesti me peaksime üksteise vastu olema viisakamad ja arutama paremini läbi ja aga see tundub ühest küljest kuidagi primitiivne, kas see väljendab lihtsalt künismi, et ma ei usu, et see kuidagi midagi lahendaks? No selle viisakuse kohta Toomas Raudam vist kirjutas päris toreda loo, kus ta ütles, et ta ei suuda enam mitte kellelegi öelda hea sõber ja ma tänan teid ja neid teisi asju, mida Riigikogus öeldakse kogu aeg, aga üldsegi ei mõelda, et viisakus iseenest võib olla sama salvav ju kui ebaviisakus, aga ma pean siiski ütlema, et minu jaoks on vahe sees,
kas jäädakse viisakaks isegi, kui see mõnikord on seal väike sarkasm ja muu selline, või lihtsalt röögitakse ja laamendatakse Riigikogu saalis või minugi poolest lastakse signaalraketti või mis iganes paukpadruni nad sinna lahti lasid. Litreid oli saal täis, et ei tehta niimoodi, et kõige keerulisem ongi jääda sellest olukorrast kõrgemale, tõusta kõrgemale ja olla kõrgemale, et mida rohkem poliitikuid seda püüab teha, seda parem kogu see asi tõenäoliselt välja näeb, kui kõik püüavad olla situatsioonist kõrgemal, üllameelsemad ja rohkem tulevikule orienteeritud. See võiks olla ka üks tore arutelu. Kuidas vestluse tase ja suuremeelsus üksteise suhtes tõuseb pilvepiirini ja ka see oleks omamoodi irooniline ja sarkastiline, ma kujutan ette. Muudame korraks kurssi, lähme meie pisiksesse kontoristuudiosse tagasi koos Allar Jõksiga. Mu käest kunagi, kui ma olin peaministri nõunik, siis üks teine nõunik, kellel oli tekkinud probleem ühe ministeeriumiga, küsis minu käest, et kuule Kersti, et mis see sinu formaalne õigus neile nõunikele ja sellele ministrile midagi ette kirjutada on, et kuidas nad teevad seda, et miks nad teevad sellise maaelu arengukava, nagu sa soovitasid, mis me tollel ajal oli tegemisel näiteks. Ja siis ma ütlesin, et vaata, see käib niimoodi, ma räägin neile, mis minu arvates on mõistlik ja kui neile ka tundub, et on mõistlik, siis nad teevad. Ja umbes nii meie riik tegelikult ka jooksis tollel ajal, just sellepärast, et meil tegelikult oli selles kirjeldatud seadusruumis, kirjeldatud toimeruumis hästi palju tühja maad. Ja mitte keegi ei tundnud vajadust seda tühja maad täitma hakata senikaua, kuni keegi seda tühja maad ei kuritarvitanud. Ehk et siin on ka meenutatud, kuidas Ülo Nugis sai Riigikogu ohjashoitu taamrilöögiga, sest teised aktsepteerisid seda. Samamoodi Eiki Nestor, kavala rebasena alati leidis mingisuguse viisi, Energ ma täpselt samamoodi, kõik nad seal. Aga see kõik see toimus niimoodi sellepärast, et Eiki Nestor on seda hästi palju sõnastanud, milline respekt tal tegelikult oli selle Riigikogu vastu, mida ta juhtis. Ta ei olnud kunagi seda positsiooni, et ma olen pealik ja otsustan, vaid tal oli alati see, et mina siin toolis räägin oma rahvaga, iga minister siin puldis, iga saadik, kes siia pulti tõuseb, ta räägib oma rahvaga. Ja siis ei tekkinud tal seda küsimust, et kuna ta peab sekkuma. Ta pidi sekkuma sellel hetkel, kui tundus, et see habras tasakaal läheb katki, eks ju. Ja ta tegi seda pieteeditundega. Aga niipea, kui tuleb mängu minu õigus, see punkt, vastavalt sellele minu õigus, niipea see ei saagi toimida. Et mulle tundub, et mida rohkem me kirjeldame ja seadustesse kirjutame, et siis seda tühja maad jääb tõepoolest vähemaks. Aga mul tundub, et kui seda tühja maad on ja seda ei kuritarvitata, oleks tegelikult parem süsteem. Väga õige uue teemad, et siis see on see kinni reguleerimine, et toome selle viimase näite obstruktsiooniga, et Riigikogu kodu- ja töökorra seadust on niivõrd palju timmitud, et kõiki võimalikke olukordasid ette näha. Aga mida rohkem sa reguleerid, siis mingi uus olukord tekib ikka, mida ei suudetud ette näha. Ja praegu oligi selline olukord, kus tegelikult arupärimiste ja eelnõude andmist ei ole ajaliselt piiratud, sest keegi ei ole selle peale mõelnud. Nii et tehniliselt võttes Riigikogu juhatajad siin seaduse vastu eksisid, kas see on suur viga või mitte, otsustab Riigikogus. Järgmine asi, kus kinni jooksutatakse, on paraku viimaste valimiste teema on koalitsioonilepingud. Kui koalitsioonilepingusse kirjutatakse väga täpselt ette, kuidas mingi tulemus saavutatakse, siis see tähendab jälle seda, et sellist parlamentaarset debatti, et kuulame, äkki opositsioonil on ka mingi hea mõte, et võib-olla mitte majutusasutuste käibemaksu, võib-olla mitte 22, võib-olla 18, kuskil on see nii-öelda talumise piir. Et nüüd, mida rohkem kinni jooksutatakse, panebki nii-öelda vastasjõu ka otsima mingisugust teisi vahendeid. Vanasti jäeti esimehele teatud diskretsiooniõigus, selles mõttes, et kui esimees ütles, et me läheme nüüd siit kohast edasi, toetudes põhikorrale, aga mõnikord ka lihtsalt, et kuulge, et me ei saa niimoodi edasi, kui me siit ei lähe edasi, siis Riigikogu allus talle ja Riigikogu üldine õigus teha tööd justkui oli kõikide ajudes suurem õigus kui see üksiku liikme õigus ajada oma junti, eks ju. Et tõsi, seda on ka varem, eks ju, ükskord halvasti lahendatud see sama Arvo Junti kaasus, mille peale muudeti siis kodukorda nii, et täpselt seda obstruktsiooniliiki enam ei saanud teha, et täna ei saa see lahendus olla, et kui me kõik need erinevad obstrueerimise viisid seadusega ära keerame, siis me võime Riigikogu laiali saata. Siis ei ole tal mingit mõtet enam. Ja aga siin on alati olemas ju see nimetatud otsustuse koht. Ja Riigikogu kodukord annab Riigikogu juhatajale selle õiguse.
et kui on tegemist olukorraga, mis tõepoolest ei ole täpselt reglementeeritud ja kus on näha, et see takistab Riigikogu tööd või peale selle tal on ka õigus, kui ta näeb, et näiteks mingisugune sõnavõtt või ettepanek ei ole asjakohane, on niisugune termin asjakohane ja kui ta seda näeb, siis ka siin kodukord annab talle õiguse võtta vastu ise otsus ja tõepoolest Riigikogu juhatajana minna näiteks päevakorraga edasi. Nii et see praegune jauramine, see, et juhatajal ei olnud õigust seda teha, see on lihtsalt jauramine. Igaks juhuks korraks kontrollin su sellist kuklatunnetust. Siin korduvalt ja peaaegu kõik rääkisid sellest, et oi vanasti, kus ikka Riigikogu esimees oli ikka nagu kõva sõna ja kõik kuulasid sõna. Ma ei tea, kui me stenogramme läheksime lugema, kas me tegelikult ka leiaksime sealt seda? Kusjuures ma arvan, et leiab küll, sest ikkagi eriti Nugise ajal oli see ikkagi see haamrilöök ja aitab ja seda ikka oli kindlasti. Jah, et ma arvan, me kollektiivne mälu ei eksi selles osas, et Riigikogu esimees juhatas koosolekut ja koosoleku juhatajale jäeti ka ruumi seda koosolekut juhatada. No seal väga palju sõltubki nüüd ka sellest, et mis on inimese enda konkreetne autoriteet ja mis on see ütleme töömaa, mida nähakse, et tuleb nagu igal juhul ära künda. Et mööngem, et ka Nugis ja paljud teised opereerisid ajal, kus Eesti ees oli niivõrd kriitilised nagu väljakutsed, et ei olnud aega protseduurikasse süveneda. Et ma ei arva, et see on nüüd, et me demokraatiani jõudnud sinnamaani, et hakkab ise ennast sabast sööma, eks ole, ma selle võttega tegelikult nõus ei ole. Aga see taju, et tegelikult vaata, paneme ennast nüüd olukorda, kus Riigikogu 4 aastat mitte midagi ei tee. No ei suudagi muuta, mitte ühtegi seadust, mitte midagi ei tee. Ja ütleme, see periood on, ütleme, et asjaolud on nii, nagu nad täna on, hullemaks ei lähe, paremaks ei lähe siin maailmas, mitte midagi on. Mis siis juhtub? Hea küll, suudavad vastu võtta eelarve, sest oletame, et nad ei taha ise laiali minna ja siis oma töökoha säilitamiseks ainus asi, mis läbi läheb. Kopeerivad eelmise aasta eelarvet näiteks. Põhimõtteliselt jah, ütlevad, et teeme samasuguse eelarve. Mitte midagi ei juhtu selle 4 aastaga. Tollel ajal ei oleks see tõenäoliselt nagu niimoodi olnud, et mitte midagi ei juhtu. Aga vaat probleem on selles, et ka tollel ajal võis tunduda, et aasta või 2 mitte midagi ei juhtu. Aga me tagantjärele vaadates teame, et need oleksid võinud olla 5 sellest perioodist, mis meil oli üldse antud, et omadega järje peale saada, et sinna Euroopa Liitu ja NATOsse kohale jõuda. Me täna ei tea tegelikult, mis see ajaloost vaadates see 4 aastat loeb. Praegu võib tunduda, et mitte midagi. Ja võib-olla ei loegi. Et see on täiesti uus nüüd selles koosseisus, kus üksikisiku õigus prevaleerib siis kollektiivse töö tegemise nagu õiguse ees. Kumb õige on, ei tea. Toomas Kivimägi pakkus ka lahenduse. Vaata, kui Nugis ütles või Savi ütles või Nestor ütles, et sõbrad, nüüd on see pull konkreetselt nagu praegu läbi on ju, ei mängi seda samustki, eks? See sõna oli küll siis leiutamata, aga ikkagi. Ja siis keegi ei öelnud, et nüüd on Riigikogu liikme õigusi on kuidagi nagu ahistatud. Kõik seda aru, et koosoleku juhatajal on mingi diskretsiooni õigus, et seda koosolekut ka päriselt juhatada, et asi ei läheks nagu käest ära. Et kuhu see kadus ja kuna see kadus? Ma arvan, et see nüüd kõlab küll hästi. Ma arvan, see on demokraatia arengu tulemus. See on küll tore. Jah. Üks võib-olla negatiivselt ütleme, et too oli teine aeg, seal nagu ei sööndatud nagu, ei olnud sellist vaidlusruumi. Täna ju selle demokraatia arenguga just nagu võid vaidlustada kõike, just nagu sul on õigused prevaleerivad ka Riigikogu liikme, isegi põhiseadusega õigus prevaleerib Riigikogu terviku üle, mis on nagu täiesti jabur, on ju. Mina olen seda väga palju kasutanud tegelikult, et kui me räägime protseduurist küsimust lõpetamisest, siis tõepoolest mina kui istungi juhataja olen seda teinud ja ei pane seda ka hääletusele. Et seal on üks omaette nüanss on veel, et seda ei ole võimalik palju keerulisem vaidlustada. Vaidlustada saab nagu juhatusotsust, kui me võtame selle põhiseaduseks järelevalve, siis vaidlustada saab juhatusotsust, mitte juhataja otsust. Et sellepärast nagu üks kolleeg, minu arust seda hääletust ei olnud vaja, mis ta tegi, et pani hääletusele protseduuriste küsimuste lõpetamise, eks ju, et seda hääletust oleks tegelikult vaja olnud, ma ei ole seda kunagi teinud ja me seda enam ka ei tee. Omaette lugu on need seaduseelnõude, kui on juhatusotsus, eks ju, me lõpetasime eelnõude arupärimiste vastuvõtmise. Juhatusotsus meil ei olnud konsensust ja see tuleb panna hääletusele, see on klaar. Sest see ei ole nagu juhatusotsus, et siin ei olnud see juhataja ainuõigus. Aga see demokraatliku rutiini ja ütleme selline väljakujunemine, see ju sõltubki sellisest üksikisikute konkreetsetest tõlgendustest, mida kas vaidlustatakse või ei vaidlustata. Ehk et ma ei taha ka nagu öelda, kui sa ütled, et see on demokraatliku arengu tulemus, et lihtsalt nüüd on meie demokraatia nii palju värviline, et enam juhtida ei saa, sest selle lõpp-punkt on siis see, et tuleb hakata kas demokraatiat piirama või asendada mõne teise valitsemise vormiga selleks, et kord majja saada. Narr olukord, meil on Riigikogu juhatuses 2 erakonna esimest.
ja kolmas, noh siis ta ei ole esimees. Aga noh, üldiselt on ju see parlamentaarne niisugune ülesehitus niiviisi välja mõeldudki, et on, eks ole, juhatus, kes peab omavahel kokku leppima, kus on nii opositsioon kui koalitsioon ja siis on veel see fraktsiooni esimeeste kogu ehk vanemate kogu, mis on siis veel laiem kogu, kus saab kokku leppida, aga selleks peab olema juhatus, kes näeb oma põhifunktsiooni selles ja mitte oma enda erakonna asjaajamises. Mulle ka osad on öelnudki, et probleem ongi selles, et Riigikogu juhatuses on erakondade esimehed. Et erakondade esimehed ei ole nii-öelda honest broker. Mina ütlesin seda, kui me saime, kui Ratas oli siin esimest korda see esimees eelmise valitsuse ajal. Kui Ratas oli esimees ja mina ütlesin seda, kui me tulime kokku, seal meil oli see 20. augusti klubi vastuvõtt Toompeal ja siis tuli sellest juttu ja mina ütlesin seda Ratasele, et ma ei näe, et see on kuidagimoodi kasuks Riigikogule, kui ühe erakonna esimees ajab erakonna asja, olles Riigikogu esimehe nii-öelda mundris, et ma kujutas ette näiteks Ülo Nugist, kes on minu jaoks sellise autoritaarse Riigikogu juhtimise selline mudel, aga tema pidas äärmiselt oluliseks seda, et ta on absoluutselt kõikide nende fraktsioonide ülene, et ta püüab kõikide poolt saavutada kokkuleppe valmidust, ta pidevalt tõi neid kokku, pidevalt vaatas seda, et see töötaks ikkagi tervikuna. Ja see on selle juhatuse ülesanne. Juhatus on ikkagi, ta ei ole ju poliitiline organ. Riigikogu juhatus on organ, mis peab tagama Riigikogu töö, aga mitte tekitama veel lisaks mingeid poliitilisi pingeid. Et me oleme siin rääkinud erinevatest aspektidest, mis kõik koos ilmselt tähendavadki seda, et sina ka sa oled järeldanud siin oma viimastes artiklites, et meie demokraatia, selle asemel kasvada on justkui hakanud nagu lagunema. Ja samal ajal me ei saa välja tuua ühtegi konkreetset sündmust, täpset hetke või momenti, et siin see nüüd algas ja meil on hästi palju erinevaid elemente, mis siin kaasa mängivad. Kas või see sama, et mul on juba eelmisest koosseisust peale olnud tunne, et mõni erakond lihtsalt ei toeta parlamentaarset demokraatiat kui sellist, mis tõttu ta naeruvääristab seda Riigikogu saalis, eks ole. Et ka see on ilmselt oluline element, aga ma olen sinuga nõus, et see ei ole olulisem element kui kõik need teised asjad, et liialdamine usaldusega sidumisega, diskussiooni vältimine. Meile tundus, et siis, kui meil obstruktsioon piirdus ühe eelnõuga ja ööistungitega ja opositsioon sai ühiskonnale saata jõulise sõnumi, et nad ei ole nõus sellega, mis valitsus teeb, kuid respekteeris valitsuse õigust teha oma programmi, kuna neil on parasjagu see enamus, et siis me ei tundnud, et see demokraatia on ohus, et mis siis nüüd on muutunud? Ma olen proovinud ka mõelda, et mis hetkest nüüd me võime öelda, et hakkas toimuma mingi nagu liikumine allamägi ja tegelikult on väga raske seda hetke nagu vaadata, sellepärast et kui ma hakkasin mõtlema, et millised on selle koroonakriisi järelmid nii-öelda meie demokraatia või valitsemiskvaliteedi osas, siis tegelikult eelmisel aastal, kui ma ei eksi, Kaja Kallase valitsus sidus erinevaid eelnõusid valitsuse usaldushääletusega 6 korral. Olukorras, ühe aasta jooksul, olukorras, kus me saame aru, et see on ette nähtud tõesti selliseks olukorraks, kus kui nüüd Riigikogu seda otsust vastu ei võta, siis mingi paha tagajärg tuleb. Ja see omakorda on toonud kaasa vastureaktsiooni, sellepärast et kui parlamendi vähemus ei saa mingite oluliste teemade osas kaasa rääkida, siis nad on tegelikult see on nagu füüsikas, et nad on sunnitud otsima mingisugust teist teed ja siinkohal tuleb opositsiooni tunnustada, et nad nüüd selle aasta obstruktsiooniks leidsid tegelikult nagu väga tugeva vahendi. Õiguskantslerina ma töötasin koos 3 erineva Riigikoguga, see on siis 2009–2008 ja siis ma ise tegin ametiaja lõpus sellise võrdluse, et minu jaoks esimeses Riigikogus olid inimesed, valdavas inimesi, kes mõtlesid ja julgisid seda ka välja öelda. Järgmises Riigikogus minu jaoks olid inimesed, kes ainult mõtlesid. Ja 3. Riigikogus minu jaoks olid ainult need, kes vajutasid nupule. Ja kusjuures see ei pruugi halb olla, see ei ole üldse nagu halb hinnang, sellepärast et poliitika peab olema professionaalne poliitika tähendab, et vastu võetud otsused viiakse ellu, mitte nii, et seal tekivad lõputud diskussioonid. Aga ma millegipärast tahaks tagasi praegu seda aega, kui parlamendis on isiksused, kes oskavad ja julgevad oma mõtteid avaldada ja eelkõige julgevad oma teistsuguseid küsimusi tõsta ja julgevad ka teistsuguseid valimiskampaaniaid hakata korraldama, sellepärast et viimase ajani
ka viimased valimised olid tegelikult sellised, kus tundus, et need, kes neid valimislubadusi annavad, et nad arvavad, et valija see IQ on nagu võrdne tema pea ümbermõõduga. Ja sellepärast ka ju peaminister Kallas ütles, et me ei hakanud maksutõusu asju seal nagu arutama. Ühesõnaga valijad peeti lihtsalt nagu lambaks. Et see võti minu arvates on selles, et valija tõsisemalt võtta, aga kui valija kvaliteet ei ole piisav, sest öeldakse ju, et halvad saadikud on valitud heade valijate poolt, kes ei hääletanud. Mis tähendab, et meil on igasugust nimesid seal, keda me ei tahaks seal võib-olla näha, aga see on meie parlamentaarse nii-öelda kultuuri tase ehk valija harimine on minu jaoks nagu väga oluline, seetõttu see saade, mida me täna teeme või sinu fond ja kõik igasugused algatused valija nii-öelda kvaliteedi tõstmiseks on minu arust nagu võtmetähendusega. Parlamentaarne õhkkond on ju tegelikult arutelu õhkkond. Normaalne parlamentaarne õhkkond on arutelu õhkkond. Ja ma julgen väita, ma olen seda ka tudengitele rääkinud, et selline õhkkond tõepoolest oli ja tõepoolest olid sisulised arutelud, tõepoolest ei olnud olukorda nagu on praegu, kus isegi kui on väga tõsise küsimuse arutelu, siis saal on tühi. Sellepärast, et arvatakse, me vaatame seal oma ruumist telekast, aga ega mingisugust sisulisemat arutelu polegi ja polegi mõtet seal istuda. Nii et see niisugune, mina nimetaks seda Riigikogu kui sellise seadusandja eneseväärikust oli rohkem. Et on olemas teatud sellise pinnase hoidmine, kust on võimalik tulla ka obstruktsioonist tagasi ja hakata uuesti koos tegutsema. Selleks ongi need mingis mõttes rituaalsed raamid ja teatud etiketi reeglid ja kõik sellised asjad. Ja kui need rikutakse, kui need ära lõhutakse, siis tõepoolest on väga raske seepärast, et siis me tekitame olukorra, mis on poliitika või demokraatliku poliitika jaoks minu meelest surmohtlik. See on see, kus hakatakse teistmoodi mõtlevas oponendis nägema vaenlast. Üldiselt ongi niiviisi, et kui me võtame need samad 100 inimest, kes seal Riigikogu saalis on, siis on selge see, et nendest 100 inimesest, ma olen kindel, et vähemasti 60 ammu tahaksid ju hakata, võiks öelda siis seda reegli pärast tööd tegema. Aga kuna olukord on läinud sellisest, nagu ta on ja see prožektor on ka peal ajakirjanduse poolt, siis on kuidagi raske on tagasi tõmmata, raske on lõpetada seda. Ja tõesti, võib-olla ongi nii, et kui ajakirjandus äkki võtaks selle oma praegusel hetkel nii-öelda oma ülesandeks ja siin juba on ju tehtud ka seda, eks ole, seda on naeruvääristatud ja nii, aga tuleks nüüd mingisuguse konstruktiivsema niisuguse hoiakuga ja tekitaks sellise olukorda, et kõik need inimesed seal saalis tunnevad, et kuulge, et aga me jääme ju tõesti rahvasilmis täiesti lolliks, kui me edasi läheme sellisel viisis. Kas kõige lihtsam ei oleks lihtsalt see, et nii nagu Kaia Kanepiga Postimees teeb? Lihtsalt kuu aega mitte keegi lähe Toompeale. Jah, see on muidugi väga tugev, absoluutselt. See on vähe, ajakirjandus otsustab, et tal ei ole Toompeale midagi teha. Kuu aega ei käi nagu üldse. Nüüd tagantjärele, kui me oleme nendega kõigiga ära rääkinud, siis on küll selline tunne, et see, mis meil parlamendis toimus, oli ülehaibitud selline jama, mis väga oluline ei ole, aga miskipärast ma ei tea, kas mina olen liiga naiivne või mul oli küll tunne, et midagi on nüüd tegelikult pahasti. See oli nüüd umbes 3 nädalat tagasi. Kas sul ka oli? Jaa, mul endiselt on see tunne, sest tegelikult me ju veel ei tea, mis on selle kaasuse järelmid, et võib-olla ühel hetkel nüüd koalitsioon ikkagi võtab selle Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse ette ja hakkab seal neid niigi väheks jäänud vabu kohti kinni keerama niimoodi, et pärast peab sõitma nagu raudteed pidi kogu see seadusloome ja seda vaba arutelu ruumi jääb veelgi vähemaks, ehk et vabaduste kasutamisega kaasneb alati see vastutus, et kui sa neid nagu kehvasti kasutad, siis nad võetakse sinult ära ja see oht on endiselt õhus. Enne kui kuulajad ära laseme, siis üks tuleviku mõtisklus siia veel otsa, mis sai inspiratsiooni tudengi ja Marju Lauristini vestlusest. See jääkeldri protsess toimus 10-15 aastat tagasi, ja see oli veebipõhine ju suuresti alguses. Lõpuks tuli kokku füüsiliselt, olid suured käraajad,
Enne seda oli vist Täna otsustan mina, veebikeskkond oli 20 aastat tagasi, võib-olla rohkem. Ja seal oli see inspireerinud kedagi, sellel oli see häda. Jah, seda küll, aga selles suhtes tehnoloogiline põhi oli juba tol hetkel olemas. Jah, täna saab AI-ga seda võib-olla natuke kiiremini teha ja mingeid muid asju, aga selles suhtes tehnoloogia on meil mingil määral olemas. Mina mõtlen praegu seda uut tehnoloogiat. Seda sama, tähendab, kui meil siis oli, meil tuli selle sama rahvakogu puhul 16 000 ettepanekut. Ma mäletan, et 16 000 tuli. 2 nädala tuli 16 000 ettepanekut. Chat oleks need ära sorteerinud. Täpselt, chat oleks need ära sorteerinud 5 minutiga. Tähendab, selleks, et eksperdid saaksid juba ise pärast hinnata. Tähendab, see, kui meil tuleb näiteks, kui me tahaksime, et meil, ütleme, Eesti rahva selline ärksam ja haritud osa, kes, meie uuringute järgi, kui me oleme teinud neid klasteranalüüse, ütleme, on kokku kuskil, ütleme, et circa 20% muide on inimesi, kes tõesti reaalselt tahaksid osaleda. 20% täiskasvanud enam 120 000 inimest. 120 000 inimest, kui 120 000 inimest isegi väikestes 5 inimeselistes gruppides, eks ole, ikka see on meeletu hulk teksti. Ja selleks, et sellest hulgast tekstidest, mis siiski väga paljus koonduvad ju teatud asjade, teatud lahenduste ümber, see ühine välja tuua, selle asemel, et panna sinna 300 tüdrukut, eks ole, niiviisi igaüks oma arvutiga ja maksta igale siis 1700 palka, eks ole, oleks meil praegu selle tehnoloogiaga võimalikust nimelt seda perioodi, seda osa, seda nagu koondada, kus meil läheb selle 120 000 erineva arvamuse nii-öelda kokkuviimiseks tekstideks, mis on juba tõesti struktureeritud ja meile vahel on võimalik valida. Aga mõeldes selle peale, et kui me nüüd jõuaksime siis seda laadi protseduurikaga millegiga Riigikogusse, siis meil on seal inimesed, kes ütlevad, et see Riigikogu on üldse legitiimne, sest meil olid e-valimised ja nüüd sa tuled tekstiga, mille chat on kokku kirjutanud. Näe, seal on küsimus. Ei, küsimus ongi, ma seda ütlen veel kord, ma kordan, mis ma ütlesin. On variandid, mille vahel valida. Aga nõus muidugi, et tehniliselt on see võimalik. See ei ole ka praegu mingi professionaalne tegevus, kui Riigikogu liige, kes ei ole kompetentne üldse, eks ole. Ja siis on tal, eks ole, ministeeriumi ametnikele taga ei ole ka rohkem kui 2,7 inimest, eks ole. Mõtlevad välja midagi, mis peab määrama väga keerulisi protsesse pikaks ajaks. Saad aru, see on tegelikult ju vastu igasugune tervele mõistusel. Nõus. Nii, see kõlas minu jaoks päris huvitava mõttekäiguna, mis ta helistasin Siim Maivelile, kes on Bolti andmeteaduse juht ja küsisin lühidalt, et kas saaks nii teha, et koguks kokku 10 või isegi 100 000 arvamusi sellest, kuidas riiki edasi arendada ja siis laseks robotil seda sorteerida, nii et meil tuleks mingisugune mõistlik hulk informatsiooni, mida päris inimesed saavad läbi lugeda. Neid suuri keelemudeleid saab küll kasutada selle jaoks ja see on ka asi, milles need on tegelikult väga head. Just kuidas liigitada siis olemasolevat teksti ja näiteks paar head nagu viisi, kuidas me oleme juba näinud, et seda saab kasutada, et kui sa saad tagasiside näiteks oma toote kohta, eks, äpipoest või kuskilt mujalt uuringutest, et kõike seda ükshaaval läbi lugeda on väga, väga suur aeg, aga kui sa oled huvitatud näiteks ühest spetsiifilisest probleemist, siis sa saad või et liigitada need tagasisided erinevatesse kategooriatesse, mis sul endal on, siis need suured keelemudelid suudavad seda teha päris täpselt ja päris hästi. Et selle jaoks kindlasti saab kasutada seda. Et kui suuri probleeme lahendatakse lihtsate asjadega, siis see tundub esmapilgul alati kahtlane. Keegi päris niimoodi ei ole seda katsetanud ka, eks ole. Mis see probleeme sa seal näed, mis võiksid ette olla? Et see liigitamine on ainult üks väike osa sellest. Tihtipeale, mida inimesed mõtlevad, et kui tehisintellekti kasutada, et siis see teeb kuidagi otsused sinu eest ära, et pigem nagu seda ei ole mõistlik teha. Kuigi, kui sa palud suurel keelemudelil seda teha, siis ta midagi üritab. Ilmselt kasulik lähenemine oleks see, et kui see näiteks need ideed, need rahvaalgatuse ideed siis liigitada ja kategooriatesse jagada, siis on mõnel inimesel, kes seda toimetamise tööd teeb või siis proovib neid kuidagi hinnata nende olulisust või mõju, see lihtsalt teeb tema töö efektiivsemaks, et ta saab vaadata, ta võib tekitada uusi kategooriaid juurde, ta saab välja võtta siis need ideed, mis on mingisuguse ühe spetsiifilise mõttega seotud ja siis näiteks
kombineerida siis selle kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi läbi selle, et teha need tekstid, need ideed siis kuidagi liigitatavaks, paremini kättesaadavamaks. Aga seda ilmselt ei ole mõistlik teha, et kui sul on siis mingid näiteks ühte tüüpi ideed, et siis ma ei tea, paluda kuidagi automaatselt otsustada, et milline idee neist või milline kogum neist siis nii-öelda, millega edasi minna, et seda ikkagi peaks tegema. No selle jaoks on meil parlament õnneks esindusdemokraatia korral. Aga kindlasti see lahendus aitaks efektiivsemaks ja täpsemaks teha seda eelanalüüsi nende ideede puhul. Ma küsin niipidi, kas see tundub sulle midagi, mida peaks katsetama? Oleneb, kui suur see probleem on, et kui tõesti on tuhandeid või kümneid tuhandeid või sadu tuhandeid. Me saame selle probleemi tekitada, me saame küsida. Kui see probleem on nii suur, siis miks mitte, et seda teha ei ole ju väga keeruline. Aitäh kuulamast ja me ei pakkunud väga palju lahendusi, et võib-olla kui see üleskutse kasutada tehisintellekti ja ajakirjanikele kuu aega mitte Toompel käia välja arvata. Aga see ei olnudki eesmärk. Eesmärk oli vaadata probleemi tema mitmest küljest ja koos mõelda. Aitäh kuulamast!